Ja nüüd on mul hea meel tervitada Marju Lauristini, kes rahareformi elluviimise ajal töötas formaalselt Ülemnõukogu asejuhina, aga tegelikult oli nagu enamus oma elust Eestis väljapaistev arvamusliider ja sotsioloog. Marju, millal Eesti avalikkusesse teadmisse jõudis selline selgelt väljendatud soov, et Eesti iseseisvumine, taasiseseisvumine tähendab oma raha kasutusele võttu? Ma ei oska sulle nii täpselt ütelda, seepärast, et need asjad käisid kuidagi koos. Ma ütleks nii, et kõige esimene oli see, kui tekkis oma aeg, kui saadi Moskva ajast lahti. Siis taastus uuesti kõigepealt siis lipp, hümn, nimi, siis juba võeti vastu selge otsus, et me liigume täieliku de facto Eesti riigi taastamise poole ja sellel Eesti riigi täielikul taastumisel oligi siis nagu mitu olulist külge, kõige olulisem kindlasti põhiseadus, aga ma arvan, et oma raha oli peaaegu sama oluline inimeste jaoks, sest see ei olnud ju mitte ainult küsimus rahas. Küsimus oli Moskvast lahti saamises, rublast lahti saamises, aga just nimelt see sümboolne, see samm rublast lahti, ma arvan, et see oli äärmiselt oluline. Milline nägi rahareformi ettevalmistamine välja Ülemnõukogu poolt? No Ülemnõukogu oli ju see, kes pidi vastu võtma seaduse, sest ilma seaduseta ei saanud ju teha rahareformi. Isegi mitu seadusest, seal oli panga teema ja kõik, kogu see sinna juurde kuuluv. Aga muidugi kõige olulisem küsimus oli rahareformi seaduse puhul mitte ainult see sisu, vaid ka küsimus millal. Sest see on ju selge, et kui see jõuab eelnõuna Ülemnõukogu saali, on kogu avalikkus kohe ju kohal ja ärevil. Ja selle tõttu me arutasime, ma mäletan Siim Kallasega väga põhjalikult seda, millal ja kuidas moodi peaks seda nii tegema, et ei tekiks sellist nende samade markade ja dollarite vahetamise paanikat ja nii edasi, et tõepoolest saaks teha nii-öelda üleöö Eestile tõesti tugev oma raha, mis oleks ka siis konverteeritav ja inimeste jaoks nagu ka ainus võimalus. See, et selle ümber võib tulla üsna palju vaielust, oli ette näha just selle tõttu ka, et ega siis siis tõesti Ülemnõukogu liikmed olid ju kah inimesed ja neistki juba mõned olid oma väikest äri alustanud ja omale neid samu markasid ja dollarid muretsenud ja nii edasi. Nii et võis arvata, et see nii päris libedalt ei lähe. Peale selle istusid meil ju seal saalis tollal ikkagi veel ka need samad niinimetatud Vene saadikud või siis need saadikud, kes ei olnud ka iseseisvuse poolt hääletanud ja võis karta, et nende poolt võib ka tulla mingit obstruktsiooni näiteks. Nii et me pidasime seda taktikalist plaani Siim Kallasega, ma mäletan lausa eelmine päev veel ja siis muidugi Ülo Nugisega, kes ju juhatas seda ja Ülo Nugis tegi siis temale omase sellise taktikalise ettenägelikkusega vastava päevakorra selleks päevaks, kus ta pani kogu selle raha küsimuse kõige lõppu. Ja kuna see oli veel ka nii-öelda enne nädalavahetust, siis oli sellise mõttega pandud, et väga pikka aega igasugusteks aruteludeks ei ole tarvis. Ja nii see siis oligi, kui ettekanne oli tehtud, siis muidugi algas kohe üsna tormiline reaktsioon ja Nugis väga kindlal käel juhtis seda siis hääletuseni. Ma mäletan, viimane, kes tahtis veel sõna saada ja hõikas tagant, et ta tahab rääkida, see oli Hiiumaa me Sain Tähiste. Oli teada, et tema oli just ka üks neid, kes oli juba ka majanduslikult väga aktiivne ja ta tahtis ka teada just nimelt selle sama raha vahetamise ja teiste valuutade kõige selle kohta. Aga Nugis kindla käega ütles, et nüüd on aeg läbi ja enam arutelu jätkata ei saa. Ja siis oli see seadus vastu võetud, nii et see võeti vastu tõesti viimasel minutil õhtul, nii et oleks võimalik kohe järgmine päev siis juba minna asjaga edasi. No, iga parlamendi puhul alati on poliitilised riskid, et kas mõni otsus läheb läbi või ei lähe. No siin seda riski ei olnud tegelikult. Sellepärast, et kuna meil oli see
niinimetatud eestimeelne enamus oli ikkagi väga kindel ja siin põhilised riskid olid just nimelt mitte niivõrd läbi minemisega, kuivõrd just nimelt sellega, et läbi kogu selle aruteluprotsessi, kui see väga venib ja kestab terve päeva ja nii edasi, väga võivad aktiveeruda igasugused need inimesed, kes püüaksid siis veel enne rahareformi endale kasulikul viisil seda vahepealset aega ja võib-olla ka tekkivat paanikat ära kasutada, nii et igasugused spekulatsioonid ja muud, nii et selles mõttes oli aeg siin määrav. Teie kolleegid Ants Veetõusmaa ja Mart Laar vihjasid, et ega tegelikult ülemnõukogus, arvestades tollast ülemnõukogu saadikute tausta ja taustateadmisi ei olnud nagu selget arusaama, mis täpselt toimuma hakkab. No ma ei arva, et see praegune Riigikogu taust nüüd selles mõttes, kuidas siis nüüd öelda, kompetentsem on, kui me arvestame, et tollal siiski ülemnõukogus oli praegusest veel rohkem näiteks kas või teaduskraadiga inimesi ja valdav enamus oli ikkagi kogu selle protsessi läbi teinud ja ma arvan, et inimesed olid ikka üsna teadlikud, muidugi sellistest finantsilistest finessidest, mis puudutab kogu seda otse rahandustehnoloogilist külge. Nad teadsid niivõrd, kuivõrd seda siis selle seaduse arutamise eel oli siis seletatud ja ettekandes ja nii edasi, eks nad olid ise ka uurinud, nii et ma arvan, et jah, niisugust väga spetsiifilist rahanduslikku arutelu seal ei olnud, pigem oli arutelu ikkagi just nimelt see rakenduse poole pealt ja inimeste poole pealt, mis see inimeste jaoks tähendab ja kui palju vahetada ja kõik need niisugused asjad. Kuidas Eesti ühiskond, väga palju on juttu olnud sellest, et see ootus oli tohutult suur rahareformi järele, aga kui rahareform toimus, kuidas see vastu võeti? No kõigepealt see, et rahareform toimus sellisel ikkagi väga karmil viisil, see oli, ma arvan, paljudel üllatus. Just see sama, et tuli kohe vahetus, et see vahetus oli rangelt piiratud summas, et kohe kõik muud valuutad kaotasid kehtivuse. See oli ju kogu selle asja, see tuum, mille pärast ülemnõukogu püüdis teha asja võimalikult kiiresti, karmilt ja selgesti. See tekitas inimestes võib-olla niisuguseid igasuguseid tundeid. Ühtedel oli kogutud igasugu valuutat, teistel vastupidi ei olnud rublasidki, mida vahetada, eks need inimesed olid väga erinevad ja muidugi väga suur niisugune probleem oli ju ka selle tehniline korraldus. Sellepärast, et selleks, et see sujuvalt tehtud saaks kiiresti, täpselt vältides kõikvõimalikke selliseid spekulatiivseid käike ja nii edasi, oli ju vaja see kellavärk panna tiksuma äärmise täpsusega üle kogu Eesti samal ajal, ette valmistada inimesed, kes tegelevad sellega, ette valmistada need nimekirjad kõik. See oli ikkagi tõsine proovikivi selle ikka veel üsna äsja niiviisi toimuma hakanud Eesti Vabariigi administratiivsele võimekusele. Ma arvan, et see oli keerulisem ülesanne kui vaktsineerimine. Aga sellega saadi hakkama 100%, mitte 60% ja mitte ei läinud see venima, vaid tehti tõepoolest ära täpselt sellel ajal, kui oli vaja tõepoolest täpselt sellel päeval, täpselt sellisel viisil, nagu oli ette nähtud. Kui tagantjärgi toonaseid olulisi reforme hinnata, siis omandireformi puhul tuleb välja see, et oli üks väga selge kaotajate rühm, kes on seda kibestumust kandnud läbi aastakümnete. Kas võib öelda, et kas rahareformi puhul võib ka öelda, et olid võitjad ja olid selged kaotajad? No siin nüüd tulles tollesse aega tagasi, siis ma arvan, et ka seda omandireformi aegset meeleolu ei saa hinnata tänapäevast selliste nagu juba tundmuste ja kogemuste alusel, sellepärast, et ega seda omandireformi ka ei oleks tehtud sellisel viisil, nagu ta tehti, kui selle taga ei oleks olnud ikkagi väga selge rahva selline ootus. Jah, võib öelda, et see ootus oli võib-olla küllalt suure osa inimeste jaoks ka natukene utoopiline. Aga siiski see oli see sama asi, et Eesti tuleb tagasi. Kui me mõtleme selle peale, et eestlased olid ikkagi enne sõda talupoja rahvas, et Eestis oli 144 000 talu. Kui mõtleme, et igas talus oli vähemasti 2 inimest, ma arvan, et igas talus oli vähemasti 4 inimest, mõnes oli ka 6 ja 7.
ja neid järglasi oli ka siis veelgi enam, siis sa võid arvata, et tegelikult neid inimesi, kes kah uskusid sellesse, et tuleb see nii-öelda vana talude aeg ja tõepoolest see tagasisaamine tähendab tõepoolest seda, et nüüd siis saab elama hakata nii-öelda peremehena omal maal, neid oli ikkagi palju rohkem, kui see pärast tegelikkuseks osutus. Nii et see usk ja lootus oli see, mis kandis ja see oli ka see, mis võib-olla selle omandireformi natukene selles mõttes paigast ära loksutas, et see ring, seda taheti teha võimalikult laiaks. See ei olnud mitte seadusandja tahe, see oli ikkagi inimeste mingi niisugune nii-öelda unistus. Aga muidugi omandireformis endast on ju midagi palju keerulisemat ja palju mitmekihilisemat, kui on rahavahetus, mis on suhteliselt siiski ühene ja selge akt. Aga muidugi selle sama raha puhul ka, muidugi mis inimeste jaoks oli ikkagi niisugune, ma ütleks, paras šokk, oli see, et inimese jaoks ikkagi natuke tuleb ka see, kui palju tal füüsiliselt need raha tähti ja sente, münte käes on. Ja kui sa 1500 asemel, eks ole, mis oli maksimaalne, saad 150, aga sul pole seda 1500-tki, eks ole, ja sa tood oma viimased 500 ja siis saad asemele 50 ja siis kui sa tood 100, siis sa saad, eks ole, 10, mis ja kui sul on müntidest, tähendab see tunne, et nüüd on raha palju vähem, see on füüsiline tunne, mis tekkis ja tegelikult muidugi inimesed hakkasid aru saama, et kui vähe tegelikult seda raha oli, kui vaesed tegelikult ju oldi. Ja mina mäletan mitut juhtu ja ka tuttavaid inimesi, kellel tõepoolest ei olnudki seda 1500. Ja siis oligi nii, et kellel oli siis rohkem, see siis lihtsalt jagas laiali, sellepärast, et mis sa sellega teed, kui seda vahetada ei saa. Nii et inimesed püüdsid siis nagu tõesti nagu olla siin nagu ka avatud ja see, ma arvan, see muutus oli ühelt poolt sellise suure ootuse täitumine, aga teiselt poolt ka selline reaalsuse šokk. Tund aega tagasi istus sama tooli peal Ardo Hansson ja meenutas, et tema ostis oma esimeste kroonide eest 5 krooni maksnud sinise bareti, mida ta kunagi elus ei ole kandnud. Kas teie mäletate, mida teie oma esimeste kroonidest ostsite? Ma arvan, et küllap ostsime süüa, et see oli niisugune igapäevane asi ja ma mäletan seda tegelikult muidugi seda kogu seda päeva üsna selgesti selle tõttu, et meie, eks ole, elades Tartus, siis vahetasime Tartus seda raha ja see koht, kus me vahetasime, see ei olnud mitte mingi niisugune, nüüd kujutatakse, et raha, siis on mingi rahavahetuspunkt või pank või midagi sellist. Ei, need rahavahetuse kohad just nimelt selleks, et tõesti hästi kiiresti ja kõik inimesed saaksid sujuvalt seda teha. Miks ma seda ka muide vaktsineerimise siiski võrdlesin? Oli ju niiviisi, et see oleks sulle tõepoolest lähedane. Meil oli see näiteks Tarmek, siis tookord oli veel Tarmeka selle tehase kontorihoones, see oli siis Võru ja Aardla nurga peal, kuna sinna sees seal mingit ootamise halli ei olnud, siis need ootamise pingid olid seal õues väljapool, siis igaüks siis tuli, kui ta järg oli käes, nii-öelda nime järgi, siis inimesed seal õues vahetasid, siis muljeid tulid välja, siis näitasid seda raha, nii et see oli nagu niisugune väga huvitav situatsioon. Ja kuna seal toidupood oli kõrval, siis ma usun, et küllap me vist süüa ostsime, aga ma ei mäleta seda, see ei olnud enam tähtis. No mitmed inimesed on öelnud, et see esimene mõju oli siiski üsna eufooriline, et inimesed füüsiliselt ka tunnetasid seda, et need paljust pikast kasutamisest väsinud Lenini pildiga Nõukogude rublad, et nende asemel said kätte uued Eesti oma rahad ja see tekitas sellise eufoorilise tunde. Et kas see tunne, võib öelda ka, et see tunne natuke see aitas või mõjutas kohe vahetult pärast seda toimunud rahvahääletust, kus eestlased kiitsid heaks uue põhiseaduse? Seda ma ei oska küll ütelda, et see mõjutas seda põhiseaduse hääletust. Tegelikult muidugi see, et rahavahetus või kogu see niisugune üleminek oma rahale, krooni tulek, oli samal praktiliselt nädalal, tähendab ühel nädalavahetus oli kroonivahetus, teine järgmine nädalavahetus oli põhiseaduse rahvahääletus. See oli muidugi väga oluline, sest ühelt poolt see nagu lõpetas kogu selle protsessi. Me võisime öelda, et nüüd Eesti riik on nii-öelda kindlalt jalul ja nüüd saab edasi minna. Ja teiselt poolt see oli ka organisatsiooniliselt oluline, sellepärast et kasutati ju tegelikult neid samu nimekirju.
selleks, et rahvahääletust korraldada, on ju kah need samad probleemid nagu rahavahetusel, sul on vaja nimekirja, sul on vaja kindlaid kohti ja nii edasi ja see sama nii-öelda rahavahetuse enda ettevalmistus oli tegelikult ju juba ka põhiseaduse hääletuse, rahvahääletuse ettevalmistus. Ja ma arvan, et see niisugune, jah, see võiks öelda teatud mõttes niisugune hea kindel tunne võib-olla tõepoolest ma ei tea, kas ta aitas hääletusele kaasa, aga ta lõi ilmselt sellise väga, võiks öelda positiivse või optimistliku fooni, et me läheme tõepoolest kindlalt nagu õiges suunas ja tõepoolest see Eesti riik on tegelikkus, see tõepoolest, kui juba raha on ikka tegelik, eks ole, siis küll me läheme peale selle tõepoolest, on ka tähtis, et need rahatähed ju ise olid väga kaunid. Nende ümber oli ju väga palju arutamist, valikut, keda sinna, mismoodi pannakse. Üldse kogu see nii-öelda raha ettevalmistus, selles oli väga palju niisugust, ma ütleks lausa luulelist. Mul on meeles, ma olin ju ka selles Eesti Krooni töörühmas mõnigi kord kaasas just Ülemnõukogu esindajana ja seal oli üks väga oluline niisugune selle mentaliteedi kujundaja ja vaimne juht oli Rudolf Jalakas, väliseestlane, pangandustegelane, Rootsi kogemusega, Eesti kogemusega, niisugune väga rahulik, soliidne vanahärra. Ja kui siis jah, need vaidlused selle käihed, et kas ikka see tuleb ja kas ikka saab ja siis jälle tulid ühelt poolt ja teiselt poolt need autoriteetsed arvamused, kuidas see kroonika sellisel viisil konverteeritavana ja otse niiviisi, et see ei ole reaalne ja ei ole ikka nii ja nii edasi, siis ma mäletan, kui Rudolf Jalakas ütles, et kui Eesti Vabariiki loodi, siis öeldi ka, et see ei lenda, et nii väike riik, see ei lenda. Aga me nägime, Eesti Vabariik oli nagu kumalane. Füüsikaseaduste järgi kumalane ei saaks lennata, aga ta lendab siiski. Ja nii tuleb ka Eesti krooniga. Ta lendab siiski. Ja see oli tegelikult väga niisugune määrav ja kindlust tekitav ütelus ja just oma niisuguse väga tugeva kujundi tõttu, nii et siiamaani, kui mulle mõnda asja öeldakse, et seda ei saa teha ja nii edasi, siis ma tuletan ka seda kumalase võrdlust meelde, et need asjad, mis me siin Eestis teeme, kui öeldakse, et te olete nii väiksed, et ei suuda või nii edasi, et siis tuletage meelde, et ta lendab siiski. Milline oli toonane ajakirjanduse roll, et erinevalt praegusest tol ajal polnud internetti, polnud mobiiltelefone, polnud nutitelefone, ajakirjanduse roll ühiskonna sidustajana, ühtse infovälja loojana oli palju tugevamat. Kuidas suhtus ajakirjandus rahareformi? Siis ma oleks pidanud seda võib-olla enne tänast kohtumist natukene vaatama. Ma tunnistan, et ma ei ole neid vanu lehti nüüd sirvinud ja seepärast ma võin ainult niiviisi üldiselt öelda, et tollel ajal üldse oli ajakirjandus, võiks öelda, et nii-öelda kindlameelselt muutuste poolel. Seda ei olnud, et ajakirjandus oleks esimene seekord, ei, see ei lähe ja nii ei saa ja kes siis vastu on, otsida kindlasti kohe üles need, kes vastu on ja nendele anda siis suurte tähtedega võimalus ütelda ja nendele, kes poolt on, et nemad niikuinii siin tahavad mingit oma kasu ja ärme seda teeme ja kui me oleks olnud sellises olukorras, siis poleks rahareformi toimunud. Aga sest seal oli niikuinii kõhklusi palju ja see oli raske ja oli keeruline ja nii edasi. Aga tollal siiski ajakirjandus veel oli niisuguses, võiks öelda kah, reformi tuules. Ja ajakirjanduse poolt oli oodata just pigem sellist nagu selle avalikkuse sellist nagu teavitamist, aga peale sellega siiski häälestamist viisil, et asjad, mida me teeme, et need on olulised ja sellisel viisil tuleb neid teha. Aga muidugi, eks pärast kohe algasid ka need, nagu ma ütlesin, tegelikkuse šoki kajastused ja see oli ka oluline. Lähen korraks küsimustega ka rahvusvahelisse pilti, et kui NSV Liit algas perestroika ja NSV Liit hakkas lagunema, siis Balti riigid olid selgelt juhtrollis ja lääne ajakirjanduse erilise tähelepanu all, kuna siin toimus kõige rohkem ja ilmselgelt Balti riigid olid üldiselt NSV Liidu kõige suuremad lagundajad. Ja see lõi esiteks nagu tuntust Balti riikidele ja lõi ka sellise pigem positiivse kuvandi. Milline oli see kuvand nüüd enne rahareformi ja kas rahareform suutis seda ka oluliselt kuidagi muuta ja arendada?
jällegi ma ei saa siin tugineda mingisugusele konkreetsele analüüsile, aga mida ma võin ütelda on kindlasti see, et siin mängis väga olulist rolli see, et me selle sama Eesti krooni kohe esimest hetkest peale me ju sidusime ta Saksa margaga. Ja väljapoolt vaadates see oli tegelikult see nii-öelda märgiline sündmus. Mitte see, et kuskil mingis ei tea kus, eks ole, Euroopa mingis uduses tundmatus nurgas keegi seal teeb mingi oma raha, mille peal on pääsukasse pilt, eks ole, vaid just nimelt see, et mindi üle konverteeritavale rahale, mis oli fikseeritult seotud pegged to, eks ole, Saksa margaga ja see andis väljapoolt vaadates ja väljapoolt ka tulijale mingisuguse selguse, mis raha see nüüd ikkagi on, mis selle raha väärtus on, kui tõsiselt seda raha peab võtma. Ja see oli ka tegelikult muidugi meie märk liikumisest Euroopa suunas, sellepärast et see kõik oli ju üks ja sama protsess. Eesti riigi taastamine tähendas samal ajal ka meie sidemete taastamist ikkagi maailmaga, aga eeskätt muidugi Euroopaga ja meie tahe Euroopa Liidu poole liikuda oli ka juba täiesti selge, nii et selles mõttes nagu oli see kõik üks protsess ja väljapoolt vaadates jah, need märgid, mis nagu andsid selle liikumise suuna kohta teada, ma arvan, et need olid olulisemad kui võib-olla need sümboolsed, emotsionaalsed väärtused, mis siin kodus niisugust rolli mängisid. Teie olite toona Ülemnõukogus ilmselt üks kõige populaarsem infoallikas lääne ajakirjanike jaoks, et kui te mõtlete tagasi nendel aegadel, kas tuleb ka meelde mõni konkreetne intervjuu, mõni konkreetne kohtumine 92 aastast? Ei tule, neid oli nii palju, et tõesti tule meelde. See oli nagu jah, igapäevane. Nii et... Aga küsin siis teistpidi, et tänapäeva inimeste jaoks kujuteldamatult palju Balti riigid tegid enne taasiseseisvumist ja vahetult taasiseseisvumise järel koostööd ja omavahel ka sünkroniseeriti erinevaid poliitilisi ja majanduslikke arenguid. Kas ka rahareformi puhul Ülemnõukogu tasemel oli juttu Läti-Leedu kolleegidega, et see avalikkuse ootus või kodanike ootus kõigis riikides oli olemas, aga et kes teeb esimesena, kes teisena, kuidas need reformid sarnanevad ja erinevad? Ma ei mäleta, et see oleks Ülemnõukogu tasemel olnud niiviisi jutuks üldse, ma pean ütlema, et siin seoses rahareformiga me üldiselt pidasime ikkagi suu kinni. Sest siin oligi see sama küsimus, et see linnuk ei tohtinud minna liiga vara lendu. Kui me oleks hakanud seda juba enne rahvusvaheliselt arutama, et millal me seda siis teeme, sõbrad, katsume leppima kokku, see ei oleks toiminud. Nii et ma arvan, et siin peab muidugi rääkima Siim Kallasega, kes oli siin ikkagi see nii-öelda selle armee kindral ja kindlakäeliselt seda protsessi juhtis ja muidugi Tiit Vähi, kes oli peaminister, eks ole, nad viisid seda protsessi läbi selles mõttes jah, väga täpselt ja väga selge teadmisega nendest ohtudest, mis igasugune infomüra võib siia tuua, nii et ja ega Nugis oli ka selles mõttes väga selge arusaamisega igasugustest ohtudest, nii et ma arvan, et siin me pidime olema kõik selles ühes meeskonnas ja hoidma seda vankrit nii-öelda väga selgelt tee peal ja mitte tekitama selle ümber niisugust liigset huvi mitte kõigepealt. Ardo Hansson ka meenutas seda, et või eeldas, et nagu üks põhjus, miks IMF suhtus umbusklikult Eesti rahareformi või pigem oleks tahtnud näha, et see rahareform ei toimu 92, vaid pigem hiljem oligi see, et oli selline alateadlik soov, et ärme nüüd seda Nõukogude impeeriumi liiga kiiresti lõhu, et seal võib tekitada mingeid kontrollimatuid olukordi, et kas see oli ka kuidagi, kuidas teie seda ohtu tajusite, et see võib ida poole suhteid rikkuda või tekitada? See oli ju see laul, mida me kogu aeg kuulsime. Kogu see Eesti iseseisvuse taastmise protsess käis selle lugulaulu saatel, et ärge kõigutage paati, ärge minge liiga kiiresti, ärge tehke seda, ärge tehke toda. Me olime sellega juba nii harjunud. Ja see kestab siiamaani, nii et seal oli ikkagi üsna tugevat survestamist ju. Ja ma arvan, et siin jälle oli tähtis see, et tõepoolest, ma ütleks, et isegi suur osa rahvast ja muidugi kõik need, kes olid need protsessid kaasas, tollel ajal tundsid ennast tõesti ühes paadis oleva meeskonnana.
ja vaatamata, et seal olid ka kõik need samad probleemid, siin Savisaar oli vahepeal kukkunud ja vähi tulnud ja kõik need, aga sellistes otsustavates situatsioonides ma arvan, see tunne, et me nüüd me peame tegema õigel ajal ja kiiresti seda, mis me tegema peame, ilma arutamata siis ja mitte ka liiga palju neid nõuandjaid kuulamata või kuulates nõuandjaid, aga mõeldes oma peaga. Nii me toimisime kõikides valdkondades, sest me ükskõik, mida me hakkasime tegema, kuulisime samal tuu. Kas võib ka, juba sügisel 92 olite te uues rollis, te olite uue valitsuskoalitsiooni, teie erakond oli uue valitsuskoalitsiooni liige, te ise olite uue valitsuse minister. No see oli hiljem juba, see oli peale valimistes. Ja, see oli peale põhiseadus. Enne tuli põhiseadus vastu võtta. Ja, aga kui 92 sügisel oli see uus olukord või uus roll, et siis kas võib ka öelda, et tegelikult rahareformi ja rahareformiga kaasnevate seadustega pandi paika pikaks ajaks Eestis see, et Eesti riigi eelarve peab olema tasakaalus ja valitsuste mänguruum oligi selle võrra, järgmiste valitsuste mänguruum oligi väiksem? No siin oli muidugi ka see, siin kui rääkida nendest mõjudest, siis siin oli IMF-i roll ikkagi väga suur, selle rahvusvahelise valuutafondi roll. Sellepärast, et kuigi Mart Laar on saanud tuntus kui tuntud rahandusteoreetikaga, tollel ajal ei mõelnud ta ka ise seda, et ta seda on. Ja kuna me olime ikka niisugune, kui me tolleks valitsuse peale, siis niisugune humanitaaride valitsus. Vaatamata meil oli seal paar väliseestlast, kes olid ka rohkemat raha liigutanud oma elus, nagu Manitski või Niitenberg, aga meie jaoks oli ikkagi nii, et meie jaoks ka oli, nii nagu oli nõukogude ajal 100 rubla suur raha, nii oli ka 100 krooni enda jaoks suur raha ja me seda nagu teemat eriti hästi ei olnud praktiliselt ju tunnetanud, aga me õppisime kiiresti. Ja me õppisime nii IMF-iga suheldes kui ka näiteks Maailmapangaga suheldes ja olime õppimiseks väga avatud. Aga samal ajal jälle oma peaga tähendab, tõepoolest me kaalusime, arutasime järgi, mis on, aga näiteks see põhimõte, mida nüüd on hakatud nagu kõigutama, see, et kui sa oled vaene, siis sa ei tohi minna sellele liimile, et sa hakkad kulutama rohkem, eks ole, kui sul on. Et sa pead kogu aeg raha lugema ja kui sul seda raha on vähe, muidugi lugeda kergem. aga igatahes see niisugune vaese mehe põhimõte, et võlg on võõra oma, eks ole. See oli algusest peale ja võib-olla selle vaesusest oligi niiviisi. Sellepärast, et rikkal mehel on ikka see tunne, et küll ma ikka saan. Aga vaesel on just see, et kust ma võtan. Ja see tuli sisse, see teatud niisugune, võiks öelda, kui nüüd võtta mingi niisuguse nagu ühiskonna filosoofia appi, siis see niisugune protestantlik vaim, eks ole, see niisugune selge teadmine nendest reeglitest ja sellest kogu sellest kitsikusest ja nii edasi. Ja ma arvan, et see mõjutas tõepoolest, see sama niisugune protestantlik eetika oli väga tugevalt ikkagi ka rahval sees. Rahadega laristamist ei ole Eesti rahvas nagu kunagi heaks kiitnud. Nii et ma arvan, et see aitas. Üldiselt ongi seda räägitud ju, kõik on ju imestanud, et samad igasugused kommentaatorid, ka poliitikateadlased ja nii edasi, et miks pärast siis see sama vaene Eesti, aga ka üldse Ida-Euroopa tuli nendest väga rasketest aegadest nii välja, et ei tulnud inimesi tänavale ja ei lõhutud aknaid ja ei mässatud, seda ju kogu aeg oodati. Oli juttu sellest, et välismaa ajakirjandus oli õhevel ja ootel, kõige rohkem ootasidki seda, just nimelt seda, et tullaks tänavale ja oleks põnev, eks ole. Aga ei tuldud tänavale, ei olnud põnev, vaid tehti tööd. Ja ma arvan, et see niisugune, teatud niisugune tööeetika oli ikkagi Eesti jaoks, eestlase jaoks niisugune asi, mis tuli kuskilt sügavalt sisimast ja aitas ka rasketest aegadest üle olla ja see põhimõte, nüüd, kus me oleme nagu saanud nii jõukaks, et me võime ka mõtelda, küll kuidagi ikka saab, eks ole. Ega raha pole otsa saanud, nagu on. Siis niisugust tunnet ei olnud. Ja ma arvan, et võib-olla sellest ka praegu on see niisugune nagu ühiskonnas kogu see eetiline niisugune enesekontroll on ju palju nõrgemaks läinud, kui siis oli. Kuigi siis oli muidugi, teiselt poolt oli ju kõik hakkavad kohe ütlema, aga siis olid, ma ei tea, maffiad ja kuritegevus ja kõik. Aga siis oligi kuritegevus. Küsin ka seda, et võib vist lihtsustatult öelda, et tegelikult valiti Ida-Euroopas endises liidus
endisest NSV Liidust tekkinud uutes riikides 2 erinevat arengusuunda. Üks oli selline šokiteraapia, mis oli Eesti ja selle šokiteraapia üks osa oli ka jõuline rahareform ja teine oli siis selline poliitika, kus prooviti pehmendada seda piinarikast üleminekut. Ja Eestis me oleme harjunud rääkima, et šokiteraapia oli valus, aga tõhus. Kas tagantjärgi vaadates te olete sellega nõus, et see rahareform ja sellega muud šokiteraapilised vahendid tegelikult andsid Eestile olulise arengutõuke ja arengueelise paljude saatusekaaslaste võrreldes? No vaadake, see lugu on niiviisi, et eks need füüsikaseadused kehtivad ju ikkagi ühiskonnas ka. Ja kui mõelda Einsteini peale, kes ütles, et T on MC ruut, eks ole, siis mida väiksem mass, seda suurem olema kiirus. Selleks, et üldse kuskile jõuda, et saada energiat, näiteks saada seda kiirendust, et kuskile orbiidile välja jõuda. Ja seepärast suured võivad aeglaselt minna, nad jõuavad pärale ikka, aga kui väike jääb aeglaseks, siis ta tallatakse lihtsalt maha. Nii et meil oli see tunne ja ma arvan, et see on õige tunne. Et küsimus ei olnud mingites sellistes, nüüd on hea arutada ja siis juba hakati ka jällegi väljapoolt arutama, erinevad variandid, eks ole, ja mõelge ka selle peale, tehke kohe nii ja nii, eks ole, ja mulle ka mina olin siis õnnetu sotsiaalminister, kes ilma rahata pidi tegema pensionireformi. Ja miks te siis tee ikkagi nii, et pension oleks ikka vähemasti 50% palgast ja miks te ikkagi tee seda ja tege teist, aga kui meil elementaarselt raha üldse ei olnud. Kui me esimest korda olime olukorras, kus näiteks kogu tervishoiusüsteem, mis oli ju nõukogude ajal niiviisi loodud, et haigla oli haiglas kinni, eks ole, ja kõikidel oli, arstide palgad olid tagatud ja nii edasi ja see raha tuli kõik ju vabandage väga Moskvas, see tuli ju kõik Vene kulla ja nafta ja ilma müügi rahast, eks ole. Ja siis me äkki pidime selle raha ise Eesti Vabariigis välja teenima, kõik need kroonid. Samas, kui meil välisturul ei olnud veel seda olukorda, et meie toodetel oleks olnud mingisugustki sellist brändi küljes, et seda müüa, vaid väga palju me sõltusime ka sellest, mida me saime siis teatud mõttes pajukina nendest samadelt IMF-i kaudu või Maailmapanga kaudu või nii edasi. Iga kroon oli hardware, jah. Siis meil ei olnud suurt valikut. Meil ei olnud seda valikut, et meil on nii valida. Me saime teha seda, milleks oli jaksu ja saime teha nii kiiresti, kui sai, et sellest august välja saada, sest me olime ikka niisuguses augus. Majandusteadlased ju vaidlevad, et kas meie SKP kukkus 40% või 50%. See on muidugi kõik teoreetiline, sellest keegi ei tea, mis SKP oli, kuna siia tulid ka kõik need samad Vene sõjatehased ja muud. Aga fakt on see, et see, kuidas moodi meie kukkusime siis, ka igapäevase elu seisukohalt vaadates, ei ole võrreldav ühegi kriisiga, mida me hiljem oleme läbi elanud. Sellepärast me tegelikult elasime läbi kõik Vene kriisid ja 2008. aasta kriisid ja kõik muud raskused, sest meil oli ikkagi niisugune kogemus selja taga, sellisest august välja rabelemise kogemus, kus juures praegu me mõtleme sellele, me olime, eks ole, 92, kui me tegime rahareformi, 97, 5 aasta pärast meid kutsuti juba Euroopa Liitu kandidaatriikide hulka. 5 aastaga. Aga kui me seda ei oleks saanud, kui meil ei oleks tulnud 2004. peale juba see sama Euroopa rahad ja kõik, kus me siis praegu oleksime, me oleksime seal, kus Moldaavia. Aitäh, Marju Lauristin, ja soovin teile siis ilusat, rõõmsat Eesti krooni 30. sünniaastapäeva. Aitäh. Kahju küll, et Eesti krooni meil enam taskus ei ole. Eesti kroon oli palju ilusam raha kui need kahvatud eurod, mis meil nüüd on.